See on ametlik. Iraani riigimeedia teatas, et ajatolla Ali Khamenei, kes valitses riiki üle 30 aasta, on surnud. Režiim kuulutas 40-päevase leinaperioodi ja 7-päevase riigipüha, kuid Iraani tänavatel inimesed ei leina, vaid tähistavad. Tantsitakse, lehvitatakse lippe ja rõõmustatakse Teherani, Farsi, Nuradabadi ja Karaji tänavatel. Iraanlased on seda hetke oodanud üle 30 aasta, aga režiim ei loobu ilma verise võitluseta. Lõplik lahing Iraani tuleviku nimel on alanud ja võimuvakuum on tekkinud. Meie lugu algab ajaloolise ametliku ülekandega. Kuulake. Tõepoolest, Allahile kuulume meie ja tema juurde me tagasi pöördume. Suur Iraani rahvas leinab suure Iraani rahva austatud liidri ja islami umma eelväe tema ekstsellentsi lahkumist. Imam Khamenei tõusis kõrgeimatesse taevastesse pärast märtri surma magusa nektari maitsmist õnnistatud Ramadani kuu ajal. Tunde jooksul, kui Iisrael ja USA teatasid surmast, eitasid Iraani meediakanalid seda ja nüüd ei ole enam eitust. Iraani rahvale teatati, et nende kõrgem juht on surnud. Riigitelevisioon kinnitas seda ametlikult. Selles saates lubas režiim Iraani ajaloos enneolematut kättemaksu. Varsti selgitame, milline see oli. Näitan teile, kuidas Iraani inimesed tegelikult reageerivad. See võib üllatada. See on Farsi linn. Tänaval tähistatakse, keegi karjub kaamerasse. Kas ma näen und? Tere uus maailm! Pärast 30 aastat rõhumist, hukkamisi ja veresaunu on see reaktsioon. Sama toimub Nuradabadis. Inimesed lehvitavad lippe ja skandeerivad. Ja siis Karaji linnas tantsivad inimesed sõna otseses mõttes ülemjuhi metafoorse haua peal. See mees valitses 3 aastakümmet absoluutse võimuga ja kui ta suri, tantsis tema rahvas. Seda jälgib kogu maailm. Siin on USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz, kes toob Iraani delegatsioonile välja iroonilise olukorra. Kuulake tema avaldust. Ameerika Ühendriigid lükkavad jõuliselt tagasi selle naeruväärse ja ausalt öeldes farsiliku väite, et USA tegevus ei ole kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Iraani režiim on 47 aastat igal võimalusel hüüdnud surm Ameerikale. See on püüdnud Iisraeli riiki hävitada. See on pidanud lõputut veretöö ja massimõrvade kampaaniat. See vastutab provotseerimata relvastatud rünnakute eest USA ja Iisraeli vastu, ÜRO põhikirja rikkumiste ning ähvarduste eest rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule Lähis-Idas. See on isegi üritanud tappa Ameerika Ühendriikide president Trumpi. Ta on seda teinud nii otse kui ka käsilaste kaudu, varjates oma kuritegusid ja samal ajal avalikult väites, et on ohver. Nüüd, see ei ole ainult head uudised. Ma tahan olla ühes asjas selge. Režiim on haavatud, kuid mitte lõplikult hävitatud. Veel mitte. Mõnes linnas patrulli piiramisrõngas olev poolmilitaarne IRGC jõud, kes avab tuld tähistajate pihta. See on sama julgeolekujõud, kes tappis jaanuaris 10 000 iraanlasi ja tegutseb siiani. Nad on jätkuvalt režiimile lojaalsed ja valmis tsiviilisikuid tulistama. Iga kord, kui räägime jaanuaris toimunud veresaunast, piirab YouTube meie videot, sest nende arvates pole see reklaamijatele sobiv. Kui vajutate tellimisnuppu, aitate meid algoritmiga ning see muudab palju. Tõde jääb alati püsima. Iraani rahval seisab ees raske võitlus. Seekord on neil midagi, mida jaanuaris polnud. Välisabi ja kaoses režiim. Kõik küsivad, miks olid Iraani tippjuhid koos, kui sõda oli tulemas? Vastus on ilmne. Nad ei usalda enam elektroonilist suhtlust, sest Iisrael on aastaid Iraani sidekanaleid häkkinud. Kõik mäletavad, mida Mossad tegi Hezbollah piipritega. Just sellepärast teab Iraani juhtkond, et nende digitaalsed süsteemid on ohustatud. Seetõttu kohtuvad nad isiklikult, vältimaks pealtkuulamist, kuid see tekitab uue probleemi.
Ameerika Ühendriigid on tihedas koostöös Iisraeli valitsusega astunud seaduslikke samme nende ohtude vastu vastavalt ÜRO põhikirja artiklile 51. Härra president, lõpetuseks ütlen, Teate, kes täna õhtul ei kurda. Teate, kes ei viita rahvusvahelise õiguse ebamäärasustele. Teate, kes tähistab tänavatel üle kogu maailma. Irani rahvas. Härra president, võib-olla, lihtsalt võib-olla saavad nad lõpuks vabaks. Tänan teid. Kui USA ja Iisraeli luure sai teada kõrgetasemelisest kohtumisest Hamenei residentsis ülemjuhi ja tema ametnikega, kasutasid nad võimalust ja alustasid rünnakut. 30 punkripommi visati residentsile, et mitte midagi juhuse hooleks jätta, kuid kahjuks polnud Hamenei tegelikult oma punkris. Ta liikus teadmatuses oma residentsi ülemisel korrusel ringi. See viib järgluskriisini, sest Iraanil on nüüd probleem, millega ta pole 36 aasta jooksul kokku puutunud. Enne sõda käskis Hamenei kõigil poliitilistel ja sõjaväelastel nimetada 4 järeltulijat. Mitte 1, mitte 2, vaid 4, juhuks kui nad tapetakse. Aga ülemjuhi positsioon on ainulaadne, sest tema võimu üle puudub kontroll. Ta juhib kõiki ametikohti režiimis. Ja Hamenei on selles ametis olnud väga pikka aega. Näete, Hamenei on olnud Iraani poliitilise eliidi osa juba alates revolutsioonist. 1979 aastal oli ta endiselt Khomeini kõrval. Seejärel sai temast 1981 aastal Iraani president, sisuliselt teine mees riigis. 1989 aastal pärast Khomeini surma sai Hameneist ülemjuht. Nüüd on küsimus, kes saab järgmiseks ülemjuhiks 3. Islamivabariigi ajaloos. Nüüd on üks isik, keda Hamenei soovib oma järglaseks. Enamik arvas, et tema poeg Mojtaba Hamenei valmistati selleks rolliks ette. Aga Lääne ja Iisraeli meediaandmetel oli Mojtaba tegelikult kompleksis, kui rünnak toimus. Ta on tõenäoliselt surnud. Aga siin on midagi huvitavat. Iraani riigimeedia teatas Hamenei surmast. Ali Hamenei on ülemjuht. Nad mainisid tema tütart, pojapoega ja lapsi, kuid Mojtabat, tema poega, nimepidi ei mainitud kunagi. See tundub mulle üsna kummaline. Kui ta oleks veel elus, oleksid nad ta nime maininud. Kui ta oleks surnud, oleksid nad pidanud ta nime mainima. Pole loogiline, miks teda ei mainitud ja kasutati sõna lapsed. Vaikus on natuke segadust tekitav, vähemalt minu jaoks. Olen kindel, et varsti saame rohkem detaile. Siin on veel midagi huvitavat. Kui sügavale Iisraeli luure on tunginud Iraani ühiskonda, sest see detail on hullumeelne. Pärast rünnakuid käis keegi kompleksis, pildistas Hamenei surnukeha ja saatis foto Iisraeli luurele. Iisraelased näitasid seda president Trumpile. Läänel oli info Hamenei surmast enne Iraani rahvast. Muidugi peame meeles pidama, et Iraani meedia eitas teadlikult neid teateid, sest nad tahtsid oodata hommikuni, et surmast teatada. See on midagi, mida nad on alati teinud, võib-olla usulistel või võib-olla traditsioonilistel põhjustel. Ma polnud kindel, kuid oli suur tõenäosus, et nad ootasid meelega. Nad teadsid Hamenei surmast, kuid soovisid oodata järgmise päevani, et avalikustada. Sellegipoolest näitab see üht asja. Mossadi mõju ulatus Iraanis on lihtsalt hämmastav. Olime sellest juba teadlikud, sest hiljuti tunnistas endine Iraani president midagi tähelepanuväärset. Kuulake ise. Mahmoud Ahmadinejadi ülestunnistused jätkuvad. Hiljutises intervjuus väitis Ahmadinejad, et Iraani luureministeeriumi üksuse kõrgeim ametnik, kes vastutab Iisraeli vastase tegevuse eest, oli tegelikult Iisraeli agent. Just nende inimestega Iraan tegelebki. Nüüd on küsimus, kes siis praegu Iraani juhib? Iraani riigimeedia teatel samas saates, kus teatati Khomeini mõrvast, öeldi, et ajutine juhtimisnõukogu võtab Khomeini kohustused üle. Nõukogus on 3 liiget, president Pezeshkian, kohtusüsteemi juht ja üks valvurite nõukogu õigusteadlane.
Need võtavad ajutiselt ülemjuhi kohustused üle, kuni valitakse või määratakse uus juht. Uue ülemjuhi valimine tundub huvitav. See on küll nime poolest demokraatlik, aga tegelikult mitte. Selgitan, mida mõtlen. Iraanis on ekspertide assamblee, kuhu kuulub 88 šiidi vaimulikku, kes valitakse rahvahääletusel iga 8 aasta tagant. Nüüd arutab vaimulike nõukogu suletud uste taga ja hääletab uue ülemjuhi üle, kuid siin on üks konks. Näete, ekspertide assamblee on teatud mõttes demokraatlik, sest nad valitakse rahva poolt, kuid selle üle, kes sellele ametikohale kandideerida saab, otsustab ülemjuht ise. Nii et see on natuke suletud ring. Khamenei valis need inimesed valimisteks välja ning nad püüavad rahva hääli võita. Nüüd proovivad nad kinnisel koosolekul uut juhti valida. Nii et teatud mõttes ei saa me tegelikult oodata, et asjad drastiliselt muutuksid. Uus ülemjuht ei erine ideoloogiliselt Khameneist, sest valijad on tema usaldatud inimesed. Seda tuleb meeles pidada. Kui kaua see aega võtab? See on huvitav, sest seda pole varem juhtunud. See on varem juhtunud aastal 1989, kuid siis oli see lihtsalt sellepärast, et Khomeini, eelmine ülemjuht, suri loomulikku surma. Seekord on Iraan sõjas. Eelmisel korral leiti uus ülemjuht 24 tunniga. Seekord kestust ei tea. Huvitav on jälgida Iraani revolutsioonikaardiväge. Nad püüavad mängida olulist rolli, põhimõtteliselt püüavad nad võtta üle ekspertide kogu, et neil oleks mõju järgmise ülemjuhi valimisel. Sellest räägime tulevases videos, nii et kindlasti vajuta allpool tellimisnuppu. Räägime ka sellest, kuidas Iraan plaanib anda vastulöögi ning lubab enneolematu kättemaksu USA ja Iisraeli vastu. Vajuta tellimisnuppu, et videot näha. Olen Sam, kohtume järgmises videos.